Kuule Peep, üldse valus ei ole. Kuule, oled mees või ei ole? Lähete Rubljukiga poksima või? Mitte Rubljukiga, vaid Rubljukiga, no vahet ei ole. Lähete temaga poksima. No väike mees, ma võin talle poksida. Ei, no lähe. Lubad ära äkki või? Lubad ära, noh. Oled mees või ei ole? Ei, no see, mis asja, see üldse kaotab. Oota, mis sa hakkad nüüd hämama? Sa pidid nii panema talle. Muidugi, mina lähen. Okei, kõik, seo. Rubljukiga poksin. No, lähme nüüd siis, võtan väikse õlle. Nina pehmeks nagu kaameras. Mis mõttes nina pehmeks? Mis te vaata? Ma löön siin paar korda nagu nina nagu jah, et ta on nagu, noh, löön nagu pehmeks ära. Mul tule ise siia ringi, kuule, mis nina pehmeks? Mina pole lubanud täis peaga mingid asju. Eelmisel nädalal kustutas Eesti Poksiliit oma parima poksija Aleksander Rubjuki toetuse saajate nimekirjast huvitava põhjusega, just nagu mehel ei oleks ringis tahte jõudu võidelda. Kes muu kui mehed ei nuta, on õige kollektiiv kontrollimaks seda väidet. Ja kes muu kui meie kõige raskema rusikaga mees Peep Pahv, kes sarnase lubaduse Rubjukiga poksida sel hooajal ühes meie varasemas saates ka välja on lubanud. Peep, räägi, kahetsed sa ka seda vana-aasta õhtu saates veidi, ütleme, mitte väga kaines olekus antud lubadust. Vaadates mu välimust kahetseb väga ilmselt. Aleksander, kas kavatsed meile näidata, et sul siiski on võidutahet? Annan oma parimat. Vabandust, kui läheb liiga tugevaks. Aga ma lubasin seal saates tead niimoodi. Õige, jah, Peep lubas veel sellist asja ka teha, nii et kohe näeme, kas mees on sõnapidaja või mitte. Me teeme 2 raundi. Esimene raund seisneb selles, et ütleme, elame sisse, Peep saab sisse elada. Aleksanderil löömine ei ole keelatud, vaatame, kas Peep üldse pihta saab talle. Aga siis teeme teise raundi ja seal juba mingid piiranguid ei ole. Ja Aleksander annab ka, ütleme, rusikatele voli. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Täpselt löögi. Niimoodi ei saa, et ühte löögi ei saa nagu pihta. No. Aga kas mõne punkti andnud või? Ei olnud. Või saadki punkti mees? See on ma juhan läbi, kurat, mis me seab punkti. Noh, see minut oli Peebule nüüd väike selline soojendus, aga nüüd hakkab Rubjuk ka lööma. Nüüd läheb tõsisemaks andmiseks ja me hoiame Peebule pöialt. Järme üle 1 minuti tee. Ja 10 sekundit läheb sellest minutist lugemise peale. Olete valmis, jah? Põhimõtteliselt olid head sõbrad.
kahju olite vastu ei andnud. Lihtsalt hoidsus ja värtsid. Ma mõtlesin, nii kui ma löön, sa kohe paned. Suur tänu. No nii, Peep, kas Aleksandril, kuidas on võidutahtega siis? Viletsa võituna, nägu ei terveks. Okei, teeme 6 minutit. Aga kuidas oli? Noh, jäid ellu? Ei, ma ise ei julgenud midagi teada, ma pidin olema kaitses kogu aeg. Mõtlesin, kui löön, siis saan kohe sisse. Aga mitu lööki sa tegid? Lugesid sa kokku ka? Kuule, no mingi... Mis nagu ütleme, läksid nagu arvesse, ma mõtlen? Jah, mingi 7-8 löök. Nii palju isegi? Jah. Päris palju. Päris palju. Aga näe, higinevad ikkagi natuke. Suur mees. Mis puust žurnalist oli siis? No kahju, et ta vastu ei andnud. Ma arvan, et kui oleks vastu andnud, siis no olen ka saanud ühe löögi. Aga muidu raske ka. Aga räägi, kuidas siis on selle võidutahtega sul? On siis ei ole või? Oled spordimees või ei ole? Mis jama selle boksiliiduga on siis? Jama. Ma ei tea, mis neil peas siis jama. Mul oli kõik nendega kõik hästi. Aga mis nad ise teevad, ma ei saa aru. Keegi ei saa aru, miks nad seda tegid. No, boksis on vist selline asi, et ütleme, kui sa lähed ringi ja sul võidutahet ei ole, siis sa saad vist peksa lihtsalt seal koledasti või? No nii. Vist jah. Aitäh, et meie mehe ellu jätnud. Ma proovisin. No nii. Räägi nüüd, kuidas kõrvad vaadata sul oli kõike seda. Pidas vaprat vastu, mis siin ikka. No ma ei tahtnud väikest meest nagu, ütleme, häbisse jätta, et nagu oleks koledat töönud tal mõned hambad suust. Vaata, sul on tegelikult, sul on nagu leib, ütleme, kui su ajakirjaniku leib otsa saab, sul seal boksisaalis, sul oleks nagu seda küll, boksikotina nagu. Et noh, kahju oli muidugi see, et Rubjuk, ütleme, esimesed 30 sekundit luuras asjatult. Ei, siin on see asi, vaata, ma olin nii hea, eks ole. Ta teadis, mul on kõva kaitse ja ta lihtsalt luuras, et kuidas ta võttis sellest läbi tungidest, et ma olin nii hästi oli nagu ette valmistunud ja kõik see treener ja andis mulle näppu näitada. Aga kuidas sa kommenteerid Rubjuki väidet pärast, see ei jäänud meil eetrisse, et nagu ütleme, hirmu oli tunda sinu silmades? Mul oli see hirm, et kurat, kui ma talle uusikult pihta saan, siis läheb äkki vihaseks, siis ma ei tõusegi pärast püsti sealt. Aga kuhu jäi see? Ma ei saa, ta oli nii nobe, et ma ei jõudnud. Jooksis eest ära. See on nagu vaata seal luumaga nii mutikas, see jänes jookseb eest ära kogu aeg. Raske.